Tööturu ja ettevõtluse kontaktmessil olid esindatud kõik Tallinna linnaosavalitsused, kes pakkusid Tallinnas elavatele tööotsijatele sotsiaalseid töökohti. Näiteks olid esindatud ametikohad pargivahtidele, kalmistu kui ka aiatöölistele. Meie hetkel pakume ainult heakorratöid. Et inimesed, kes siis soovivad tulla tööle, nad peavad olema töötud 1 kuu ja siis linnaosa pakub heakorratöid. Ehk siis riisumised, okste koristamised, aedniku abi ja sellised tööd. Ehitusele tahaksid minna, nendest heakorratöödest nii väga huvitatud ei ole. Ma arvan, et oleks neid selles mõttes sotsiaalseid töökohti, nagu ka meil on hooldustöötaja assistent rohkem, et sinna küll naised oleksid hea meelega nõus tulema kätt proovima. Olen pakkunud neile, et võiks ümber õppida lapsehoidjaks, et Tallinna Töötukassa pakub seda võimalust ja ütlesin ka, et selle teenuse järel on Tallinnas on suur nõudlus. Väga palju ettevõtteid on siin, kui te käite ringi näete, kes pakuvad tõsiseid töökohti, alates autojuhid, bussijuhid, lukksepad, elektrikud, müüjad, osakonnajuhatajad, arvutisisestajad. Et selles mõttes on kõik omal kohal. Milliseid ametikohti teie firma pakub? Meil on erinevaid, eks suur osa on seotud müügiga praegu kindlasti. Et erinevad müügikohad, aga ütleme sellised nagu nüansirikkad, väga palju on tehnilisi nõudmisi, meil on väga palju, mis meid läbi käib, on just sellise tehnilise eriharidusega inimesi me otsime. Ütleme nii, et teatud töökohtadele ma usun, et me leiame siit, me käisime ka eelmine kord, ega siis me leidsime. On teatud tööpakkumisi, mille me tõenäoliselt siit ei leia. Kui kaua te tööd olete olnud? Aasta aega otsisin tööd oma ameti järgi, aga ei saanud tööd ja ei saanud isegi mõnedest kohtadest vastust. Ja nüüd juba vaatan kõike. Samas kõik sotsiaalsetele ametikohtadele kandideerijad ei pruugi tööd saada. Nende hulgas viiakse ikkagi läbi niisugune väike uurimus, kes kust tulnud on ja mis mees või naisega tegemist on, kas ta sobib ikka sellele töökohale ja nii edasi. Nii et ma ei saa öelda, et ankeedi täitmine täna kohe annab 100% garantii, aga võimalus töökoht leida on siin täiesti olemas. Kontaktmessil pakuti esmakordselt mitmeid praktikavõimalusi ja hooajatöid. Samuti jagati õigusnõu ja nõustati võlgades olevaid inimesi.